Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Jutluse tekstiks loen kirikukalendris antud teksti, see on Apostel Pauluse esimene kiri korintlastele, esimene peatükk, loen salmid 26-31. Apostel ütleb: vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud. Mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost. Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku. Ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost ja halvaks pandud. Need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on, et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees. Aga teie olete tema tõttu Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks, et läheks täide, nagu on kirjutatud: kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle. Aamen. Istuge palun. Armas kogudus, siin Paulus tuletab Korintose kogudusele, ja Jumala sõna on ju ka meile, kõikidele, tuletab meelde midagi, mis on kristlik usu südames. Ja mis see on? See on see, et Jumal tegutseb teistmoodi, kui maailm ootab. Jumal on suurem kui meie raamid, meie mõtted, meie plaanid, meie ettekujutused. Jumal on teistmoodi, kui maailm ootab. Jumala päästeplaan ei ole inimese pingutusega seotud, vaid sellega, et Jumal ise tuli inimese juurde. Jumal tegutseb teistmoodi, kui arvab uhke inimese süda. Apostel ütleb: vaadake, vennad, oma ei ole palju tarku, ei ole palju vägevaid, ei ole palju kõrgest soost. Ja need sõnad ei ole ju etteheide, vaid see on vabastav tõde. Jumal ei raja oma riiki maailma rikkustele. Jumal ei raja oma riiki inimlikule tarkusele. Jumal ei raja oma riiki inimlikule mõjuvõimule. Ta ei raja seda ka hariduse peal, ta ei raja seda mingisuguse staatuse peale. Jumal alustab seal, kus inimene ise ei näe võimalust. Augustinus on öelnud, et Jumal valib sageli nõrga, et näidata, et pääste ei ole inimese saavutus, vaid Jumala tegu. Ja kui sa oled tundnud, et sina ei ole midagi, kui sa oled tundnud, et sinus on nii palju puudulikkust, kui sa oled tundnud, et su jaks saab otsa, siis see murdehetk on see moment, kui sa saad usaldada oma elu Jumala kätte ja Jumal saab nüüd alustada oma rikkalikku tööd sinu juures. Sa saad anda ennast Jumala kätte. Paulus kirjeldab, kuidas Jumal on valinud maailma meelest nõdra, et teha tühiseks see, mis on tugev. See muidugi ei tähenda, et Jumal põlgaks tarkust või annet, vaid et ta ei lase inimesel toetuda iseendale.
Ka meie ühiskond ju hindab väga palju haridust, tarkust ja see on omal kohal. Jumala sõna muidugi annab meile teada, et tarkus algab Jumala kartusest, usust Jumalasse. Ja et me oma tarkusest tühja nii-öelda liiva ei jookseks. Inimestele meeldib palju arutada, inimestele meeldib palju mõtiskleda igasuguste asjade üle, aga kas see tarkus ka Jumala tarkusega joondub? Kas selles tarkuses ka Jumala tarkust on? Või on tarkuse taga teinekord ka inimeste soovid, maailmalikud väärtused, väänatakse Jumala sõna tõdesid, see kõik toimub. Ka praeguses tänapäeva maailmas, see toimus ka varem, see kõik on olnud. Veel kord, tarkus on omal kohal, aga küsimus on, kas see tarkus tuleb Jumalalt või inimestelt ja kas inimene õpib toetuma issandale või toetub iseendale. Ja mõelgem tegelikult, kui tõsine küsimus see on, kuidas saab inimene toetuda iseenda tarkusele. Näidakem, kus on maailmas see tõeline tarkus inimeste seas, kui inimene elab maksimaalselt, võtame siis täiesti maksimaalselt, 120 aastat, enamus ju elab vähem, mida ta jõuab õppida selle lühikese aja jooksul. Missuguseid tarkusi ta jõuab teistelt inimestelt vastu võtta, kes elasid samamoodi maksimaalselt võib-olla 100. Ja siis tekib küsimus, aga kui ma otsin elu mõtet, kust ma leian tõelise tarkuse, siis selle tarkuse on ilmutanud meile Jumal oma sõna kaudu. Jumal, kes on suurem sellest maailmast, sellest universumist. Jumal, kes on loonud selle kõik vägeva, mida me ümberringi näeme ja tema on kõigeväeline, tema on logos, tema on suurim tarkus, mis olemas on ja tema saab meile ilmutada, näidata tõelist. Tema ei ole mateeriaga piiratud, tema ei ole ajaga piiratud, temas me leiame tarkuse ja elu mõtte, et me ei toetuks iseendale. Jumal ei ehita oma riiki inimliku hiilguse peale, sest inimlik hiilgus mureneb. Ta ehitab selle peale, mis on tema käes tugev. See meenutab ühte lihtsalt elulist pilti. Üks väike lapsuke ehitas pisikest liivalossi ja iga kord, kui ta nüüd midagi seal valmis sai, tuli merelaine ja me teame, mis siis juhtub, uhab vesi üle selle liiva ja uhab kõik minema, lõhkus selle lossi ära, aga siis tuli lapse isa tema juurde, istus tema kõrvale sinna ja pani lihtsalt oma käe sinna liiva ette. Varjas selle vee ära, nii et laine ei saanud enam lõhkuda. Ja nüüd poiss ehitas ilusasti edasi, aga poiss ju koges seda, et see tugevus ei olnud temas. See tugevus ei olnud ka laine puudumises, vaid see tugevus oli selles, et isa oli seal. Tugevus ei olnud poisikeses, vaid isa käes. Ja nii armsad on ka meie ja Jumala vahekorraga. Meie ka käime oma eluteed, meie ehitame oma eluteel, aga Jumal hoiab. Jumal on see, kes laseb õigetel asjadel juhtuda maailmas, mis on tema tahtega kooskõlas. Ja kui siin maailmas toimub ka seda, mis tuleb kurja käest, kui siin maailmas toimub ka seda, mis on patu tulemus, siis ka siin me võime julged olla, sest me teame, et kui see läbitakse kord, tuleb ka piir sellele kurjusele ette, ka nähtamatu maailma kurjusele ja tuleb piir ja lõpp sellele kurjale tegutsemisele siin maailmas.
Ja Jumal pühib ära iga pisara siis inimeste silmist. Ja surma ei ole enam, leinamist ei ole ja kisendamist ei ole enam, sest endine on möödunud. Ja me vaatame selliselt ka üle igaviku piiri, kas seal niiviisi säilib meie lootus. Me usume suuremalt kui ainult vaadates lühikesele eluperioodile siin maailmas. Origenes on öelnud, et Jumal valib nõdra selleks, et inimene ei saaks kiidelda iseendas, vaid ainult Jumalas. Ja tegelikult Paulus ju ütleb sama. Me lugesime, kes kiitleb, kiidelgu issandast. Inimese jaoks, kes Jumalat ei tunne, tundub see kuidagi alandav. Et mismoodi siis ma pean nüüd issanda ette astuma, aga see ei ole reaalsuse tajumine. Reaalsus on see, et Jumal ongi suur ja vägev. Ja inimene on väike Jumala kõrval, aga ta ei pea ennast tundma alandatuna, sellepärast et Jumal on loonud inimese, et inimene saaks osa Jumala armastusest. Ja inimene võib alistuda Jumalale, sest Jumal oma armastusest tahab inimesele parimat tulemust. Patune loomus ei lase inimesel tihtipeale alistuda. Me ju kardame haiget saada. Me kardame, et me jääme millestki ilma. Me kardame, et meie vabadust piiratakse. Me kardame, et nüüd juhtub meiega midagi, aga tegelikult, kui inimene alistub Jumalale, siis juhtub see, millest räägib Jumala sõna, et inimene ehitab oma elumaja kaljule ja tulevad tuuled ja tormid ja see maja jääb püsima. Ja see, armsad, ei ole alandav, vaid see on vabastav. Kui meie väärtus ei sõltu meie saavutustest, siis ei saa seda meilt ära võtta. Kui meie lootus ei seisa meie tugevuses, siis ei murra elu meid nii kergesti. Jumal ei oota, et me oleksime tugevad, ja Jumal ootab, et me oleksime tema käes. Paulus tuletab meelde, et Kristus on saanud meile tarkuseks, õiguseks, pühitsuseks ja lunastuseks. See tähendab, et kõik, mida me vajame Jumala ees, on Kristuses juba olemas. Me ei pea ennast tõestama, sest Kristus on meid õigeks teinud. Me ei pea end puhastama ise omast tugevusest, sest Kristus on meid pühitsenud. Ja kui me anname ennast Jumala hoolde, Jumal kasvatab uut loodut, seda uut meis. Kristus on meid lunastanud ja see on evangeeliumi süda. Jumal teeb seda, mida inimene ei suuda, ja me oma igapäevases elus, ja see on meie kõikide võitlus. Me ei taipa ja ei taipa seda ära, et Jumal on see, kes teeb. Jumala kätte peame ennast usaldama ja usaldama tõesti, loobudes nendest oma muredest. Et mis siis saab, mis siis juhtub, aga kui on nii, aga kuidas läheb homme, mismoodi need olukorrad lahenevad. Aga nüüd ma küsin, aga mis siis saab, kui lähebki nii, nagu sa mõtled, et kõige hullem võiks olla? Mis siis saab, kui läheb selle kõige hullema stsenaariumi mööda? Armsad, see on ka vabastav mõtteviis, kui sa muretsed millegi üle, mõtled, aga mis on kõige hullem, mis saab juhtuda? Ja ma usun, et meie kõikide kogemus on see, et 99% 100 ei juhtu seda kõige hullemat, mida me mõtleme. Läheb alati palju paremini, aga me muretseme ette. Me ei lase lahti oma vaadetest, oma raamidest, oma mõtetest juhtuva osas. Jumal teeb seda, mida inimene ei suuda. Ja evangeelium, rõõmusõnum on selles, et Jumal ei vali meid sellepärast, et me oleksime kuidagi tugevad, et me oleksime kuidagi väärikad, et meie nüüd oleme erilised selles maailmas, vaid sellepärast, et tema meid armastab. Jumal teeb kõike head inimesele
mitte sellepärast, mida meie teeme, mitte sellepärast, kes meie praegusel hetkel üldse oleme, vaid Jumal teeb seda iseenese olemuse pärast. Tema on armastus ja ta armastab. Ta ei kutsu meid sellepärast, et me oleksime targad, vaid et tema tarkus kannab. Ta ei päästa meid sellepärast, et me oleksime väärt. Ma rõhutan seda, me tahame tohutult midagi väärt olla, aga armsad, meie väärtus seisneb selles, kuidas Jumal meie peale vaatab, mitte selles, kuidas meie tunneme, mitte selles, mida me saavutanud oleme, mitte selles, kuhu me siis lõpuks siin maailmas välja jõuame oma tarkuste ja rikkustega, vaid Jumal päästab meid sellepärast, et Kristus on väärt. Kristus läks ristile meie ees. Kristus tõusis surnuist üles sinu ja minu pärast isiklikult. Ma ikka tuletan meelde, kui ma armulauda vastu võtan, ma olen seda varem ka öelnud, ja kui sulle öeldakse, Kristuse ihu sinu eest ära antud, Kristuse veri sinu eest ära valatud, siis mõtle nii, et Jumal sulle seda sellel hetkel isiklikult ütleb ja tuleb sinusse, sinu südamesse, sinu olemusse. Ja sa saad temale valitsuse anda oma südames ja saada osa püha vaimu rahust ka siis, kui ümberringi on rahutused ja segadused, sest Kristus on väärt ja tema on sinu eest teinud seda, mida sina ise teha enda eest ei saa. Meie elu ei seisa meie jõul, vaid Jumala armul ja see arm ei kõigu. Sellepärast me võime kiidelda mitte iseendast, vaid Issandast, sest tema teeb nõdra tugevaks, tühise tähenduslikuks ja kadunu päästetuks. Ja tema sõna ei kustu, tema sõna on igavene. Tänu olgu selle eest Issandale, Jeesusele, Kristusele. Aamen.